Tere hommikust, mina olen Kristiina Kästik, olen siis Visit Estonia turismiturunduse valdkonnajuht. Ja mul on tõesti hea meel, et mul täna hommikul oli võimalus mitte minna betooni ja asfaldi vahel oma kontorisse, vaid tulla sellisesse imelisusse, nii et aitäh kutsumast. Ja paar sõna must endast ka, et ma olen hästi pikaajaline Visiti töötaja, varsti saab täis 100 aastat, ma arvan, umbes täpselt. Et kunagi alguses olin turgudega tegelemas, minu vastutajad olid siis Norra, USA, Holland, mõnikord ka Skandinaavia turud. Sealt edasi tegin kliendisuhete tööd, mida praegu teeb Piret Koodi, kes on teile vist ka tuttav nimi. Siis juhtisin B2B tiimi ja nüüd siis suhteliselt värskelt siis kogu turunduse eest vastutan siis saba ja karvadega, nii et vaatame, kuidas meil siis koos läheb. Ma saan aru, et minu esitlusega on natukene seal veel toimetamist, et see siia ekraanile tuleks, aga ta kindlasti jõuab. Teen sissejuhatuse siis veel ilma slaidideta, et ma vaatasin, et varasemalt on käinud pea igal loodusturismi kokkusaamisel ka mõni meie tiimi inimene rääkimas, nii et ja fookus alati olnud just loodusturismil kui sellisel. Ja täna Marilyn palus mul siis rääkida pisut laiemalt Visit Estonia turundustegevustest, mida me üldse teeme, mis turgudel me teeme, miks need turud on valitud. Nii, see ei ole minu esitlus. et selliselt ma olen oma ettekande üles ehitanud. Ja kuigi ma olen üsna sellise kiire jutuga, siis ka mul oli ikkagi probleem kogu meie tegevuste diapasoon poole tundi mahutada. Et ma võtsin sealt välja teatud segmendid, mis ma arvasin, et võib-olla ehk teile ka rohkem huvi pakuvad. Ja võin ka juba ette öelda, et FAM-reisid, mis on siis ilmselt kõige selline põnevam teema, et sel teemal tuleb meil ka eraldi webinar või selline töötuba, kus siis saab minna FAM-idega hästi tehniliseks. Et täna sellesse ei jõua. Nii. Esitus veel tuleb. Aga kuna ma slaide tean, siis ma hakkan lihtsalt rääkima. et esimeses etapis olidki mul siis sihtturud, et Visit Estonia toimub kokku 15. Ja väga sageli küsitakse, et miks just need turud ja miks mitte mingi muu turg ettevõtjate poolt, et meil on olemas seal tegelikult selline väga-väga põhjalik maatriks taga, et sellest slaidist te praegu pääsete. Aga põhimõtteliselt siis on 4 argumenti, miks üldse mingi turg meie nagu siis tegevuste hulka jõuab. Et number 1 on see, et seal peab olema mingisugune teadlikkus Eestist. Et päris nullist minna, minul ekraanid juba on, et suurel veel ei ole. Et päris nullist minna uut turgu vallutama, et see on lihtsalt ebamõistlikult kulukas. Nii, võtame siis järgi. Avaslaid, tänased teemad, sihtturgude kriteeriumid. Teine asi on populatsioon, et ülemäära väikestel turgudel me ka tegevusi ei tee. Siis loomulikult selle sihtturu selline rahaline võimekus, ütleme niimoodi maakeeli, et kui palju ta raha maha jätab oma reisides. Ja 4, mis tegelikult on su kõige tähtsam, on transpordiühendused. Et see on tegelikult see, mis kõige rohkem muudab meie turgude nimekirja ja mis kõige rohkem mõjutab, et tänapäeval mitme lennuga keegi väga siia tulla ei taha, peab olema võimalikult mugav kohale saada. See slaid on selline easy bürokraatlik slaid, kus on meie turud kirjas. Tunnistan ausalt, et ka mul on vahest keeruline siin tuletada meelde, mis asi on skaleeritav turg, mis asi on valideeritav turg, nii et mina kasutan sellist visuaali, et siin on klaarilt näha, kus me toimetame. Esimene prioriteet, siin suuri üllatusi kellelegi ma arvan ei ole ja siin pole ka suuri muutusi. Kuigi tõsi ta on, et siin varasemalt oli ka Venemaa kenasti kirjas. Teine prioriteet, siin on üllatuslikult ennast sisse võidelnud USA, mis on teinud väga-väga suure kasvu viimastel aastatel ja jätkab seda. Kolmas prioriteet, see on nüüd see kategooria, kus on kõige rohkem muudatusi, et sõltuvalt siis eelarvetest, sõltuvalt turu olukorrast, lennuühendustest. Et siit näiteks on läinud maha Austria, Belgia, eelkõige meie eelarvekärbete pärast, aga ilmselt on siia sisse purjetamas peatselt Prantsusmaa, eriti kui me saame sinna ka stabiilse lennuühenduse, siis Prantsusmaa numbrid teevad väga suurt tõusu, nii et see on nüüd siis selline kõige muutlikum mullikene siin. Aga samas ega üleöö muudatusi tegelikult siin ka ei tule. Ja 4 on siis Jaapan. Kunagi oli Jaapan seal koos USA-ga. Jaapan on praegu üsna sellises vaikelus, kuna jeen on nõrk, sealt siia tulla on hästi kallis, lennud on pikemaks läinud, aga kuna see on turg, kus on hästi raske kanda kinnitada, siis me ikkagi hoiame seal oma kohalolu osade tegevustega, et siis kunagi kui turg muutub, olukord muutub, et ei hakkaks jälle nullist peale.
mida me neil turgudel teeme, et siin on siis kõik meie tegevuste loetelud ja kui me räägime esimese kategooria turgudest, et Soome, Läti, Saksamaa, siis seal on siis täismahus kõik B2B, B2C tegevused, suured kampaaniad, lõpptarbija tegevused, reisikorraldajate töö, lennufirmadega töö, vedajatega töö. Teine kategooria on pilt üsna sama, aga eelarved oluliselt väiksemad. Kolmandas kategoorias siis, eks ole, seal on valdavalt B2B tegevused, ehk siis töötame reisikorraldajate sektoriga ja neljandas kategoorias on siis 3-4 tegevust aastas. Ja kui vaadata, mismoodi see rahaliselt välja näeb, siis siit on väga kenasti näha, et Soome turg sööb ära, võtab ära neljandiku meie eelarvest, Läti ja Saksamaa teise neljandiku ja ülejäänud on kõik juba siis üsnagi tuntavalt väiksemate mahtudega. Näitan ka sellist slaidi, mis ilmselt on osadele teist kindlasti tuttav, et seda me ka jälgime hästi, kui me oma eelarveid ja tegevusi planeerime, et üks asi on tõesti saabujate arv ja ööbimiste arv ja teine küsimus on see, kui palju on siis see turismi eksport ehk palju mingist riigist keskmiselt raha Eestisse tuuakse. Et näiteks Lätist on näha, et saabujate arv on kõrgem, samas turismi eksport jällegi väiksem. Ja suuremad vahed tegelikult tulevad seal väiksemas kastides, mis siia slaidile ei kuva, kuigi ma väga selle nimel pingutasin, et näiteks USA on just see, kus on vähe saabujaid, aga oma tulupoolelt on ta number 5 turg Eesti jaoks praegu. Norra on teine sama näide, Šveits. Et kui oma tegevusi teha ja mõelda, mis välisturgu võtta fookusesse, siis see on kindlasti ka hea argument, mida silmas pidada. Ja taustana, ma usun, et see on mul viimane taustaslaid, panin selle siia sellepärast sisse, et see näitab väga ilmekalt seda, kui sõltuvad me tegelikult oleme Soome turust. Et see on ühest küljest väga suur boonus, et alati kui ma käin läbi rääkimas Läti ja Leedu kolleegidega, siis on hästi kadedad, et neil ei ole oma Soomet, et Leedul on 4 ümberkaudset turgu, mis kõik on enam-vähem võrdsed ja ükski neist peale Poola võib-olla ei ole ülemäära jõukas. Läti naabrid me teame ise väga hästi, kes neil on, aga meil on tõesti Soome, kus tuleb siis väga-väga suur hulk külalisi. Selle teine pool on see, et sinna turule tuleb kogu aeg pakkuda midagi uut, et neid hoida siin käimas. Isegi pisikene langus siin protsent alla, siis me kõik tunneme seda oma nahal väga-väga hästi, et kui soomlased tulemata jätavad. Ja kui veel võib-olla natuke tausta rääkida, siis need on siis meie eesmärgid selleks aastaks turgudelt. Ilmselt on jäänud kõlama teile ka, et me ei ole veel saavutanud COVID-i aegseid kõrgaegu välisturismis, et see tõesti on nii. Aga kui nüüd vaadata siis turgude kaupa, siis see põhjus on selles, et Venemaa turg on ära kukkunud. Et Venemaal oli niivõrd suur osa ikkagi turismi saabujate arvu osas, kõik muud turud tegelikult teevad päris kena tõusu. Nii et selles suhtes on asjad ikkagi päris kenasti. Nii, kui minna nüüd turunduse peale täpsemalt, ma arvan, et siin ka kellelegi uudist ei ole, aga ikkagi panin selle slaidi siia sisse, et selleks, et hoida fookust ja olla sõnumites jätkusuutlik, siis on meil 4 teemat, mida me Eestis kui sihtkohas turundame. Toiduturism, kultuuriturism, loodusturism ja äriturism. Miks ta niimoodi platvormina üleselt on äriturism, et tegelikult nemad tarbivad kõiki neid 3 toodet, mis siin peal kirjas on. Aga äriturismi eelis või vahe on see, et äriturist jätab Eestisse 4 korda rohkem raha kui siis keskmine puhketurist. Et sellepärast ta selline magusamps ongi. Ta on ka nõudlik klient, paneb meid tooteid arendama, rohkem pingutama, nii et sellepärast ta ka niimoodi siin läbivalt jookseb. Ja seda kõike, mis me teeme, me ei tee tegelikult ainult omast tarkusest, et meil on õnneks olemas väga korralik abivägi välisturgudel. Meil on 3. aastat juba 9 sihtturul B2B agentuurid. Ehk siis need on need inimesed, kes tunnevad väga põhjalikult oma turgu ja kes otsivad meile siis õigeid kontakte FAM-idele, kontaktüritustele. Ja see, et nad teevad head tööd, näitab ka Eesti ettevõtjate ehk teie hinnang Visit Estonia FAM-ide kontakti kvaliteedile, mis on 4,7 viiepallisüsteemis, et täiesti enneolematu. Väga hea meel on seda näha, nii et selles mõttes me tõesti toome siia tugevaid asjalikke kontakte. Ja siis on kommunikatsiooniagentuurid 4 turul, et nemad on siis need, kes otsivad meile väärt ajakirjanikke, keda Eestisse tuua ja kes siis siin Eestist kirjutavad. Ja et mitte seda imelisust kõike endale hoida, siis tegelikult ka teie saate kogu selle hea kraamiga tutvuda. Meie profi veebil on olemas sihtturgade ülevaated ehk one-pagerid.
et see on nüüd meie uusim üllitis, kus on siis pandud kokku koondvaade turgude kaupa, kus saab siis näha täpselt, et kust riigist kui palju inimesi siia jõuab, tulevad nad siia suvel rohkem või talvel, palju on riigiti siis turismi eksport ja kõikide turgude kohta ka, kus me toimetame, on selline leht veel eraldi olemas. Nii et kui teil on tulemas näiteks Norra turult FAM, siis on hea minna eelnevalt Norra turu one-pagerile, vaadata, mis on nende eripärad, mida nad rohkem Eestist otsivad, ka niisugust praktilist infot, mida silmas pidada, et hästi-hästi hea kraam. Nii, aga kuna kell lendab, siis lähme siis tegevuste juurde. Ma saan aru, et kampaaniad olid üks põhifookusi, millest Mari-Liis palus mul rääkida, et need on jah, meie kallimad tegevused kõige suurema nähtavusega. Ja maakeeli lahti öeldes me teeme, eks ole, selliseid ägedaid imagoloogilisi klippe sotsiaalmeedias, ka outdooris, mis siis kutsuvad inimesi meie veebi, kus on üleval meie ettevõtjate tootepakkumised. Ja kampaaniad laias laastus me liigitame 2, on taktikalised kampaaniad, ehk siis call to action otseselt suunavad müügile. Neid on valdavalt meil Lätis ja Soomes, kus turg tunneb meid paremini ja kus on rohkem sellist kampaania läbi ostmist. Ja on ka imagoloogilised kampaaniad, mida teeme kaugemal, kus on siis vaja turul pigem teadlikkust Eestis kasvatada. Ja selle aasta kampaaniate nimekiri on tegelikult väga-väga uhke, et 6 kampaaniat, 1 neist on juba tehtud, Läti koolivaheaja kampaania ja praegu kõik muud, mis siin jadas on kõik juba ka laivis minu teada. Ja ma natuke lähengi siis detailsemalt sisse, et mismoodi me siis Eestit turundame. Et siin on üks visuaalsest Läti koolivaheaja kampaaniast, kus me siis andsime ideid, kuidas peredega Eestis aega veeta. Soomes on käimas praegu heaolu ja kultuuriteemaline kevadkampaania. Ja suunatud on see Helsingi piirkonna elanikele ja me oleme juba mitu aastat võtnud fookusesse, või ütleme, võtnud selleks nagu ideeks sellise sooja, pisut eneseiroonilise huumori. Et see on nii Soomes kui Läti turul väga hästi peale läinud. Neile meeldib see, kuidas eestlane julgeb ja oskab enda üle muiata heas mõttes. Ja sel korral on siis kampaania nägu meil Henna Mikkila, kes on Soome üks tunnustatumaid, kui mitte kõige tuntum mõjuisik. Tõesti, kui tema oma blogides ja oma kanalites Facebookis mingi paiga fookusesse võtab, siis seal on tuntavalt suurenenud turismi tuloarv, et tema siis intervjueerib sellist soomlast, kes on Eesti fänn ja küsib, et mida ta siis Eestis naudib. Lätis on käimas kultuuri ja sündmuste teemaline kevadkampaania. Ja siin võib-olla natukene introks, et kui me kampaania ideega läheme agentuuri, siis me palume alati 2-3 sellist nagu storyline'i tuua siis lauale, millega me edasi töötame. Ja neid 3 me alati ka testime turul. Ja hästi oluline koht, mida ka ma ise pean endale ja oma tiimile tuletama meelde, et sa pead tegelikult saama selle referentsi turu pealt, kellele sa kampaaniat või ka FAM-i või mis iganes muud tegevust teed, et me ise näeme Eestit teistmoodi. Et kui tuli seesama Läti kampaania, mis lõpuks nüüd laivi läheb ja mis on Lätist saanud väga-väga head feedbacki, siis siin üks variant oligi selle laiskloomaga. Ja meile endil see üldse ei meeldinud, et me ei ole ju laisad, eks ole. Aga Lätis ei ole laiskloom mitte laiskloom, vaid otsetõlkes aeglane loom. Ja kuna lätlased meid ju peavad alati hästi aeglaseks, et siis sellel pinnalt on hea sellist nagu eneseiroonilist nähtavust seal tõmmata. Ja see variant sai Läti testides konkurentsitult kõige parema tulemuse, nii et Lätis on käimas siis selline kampaania, mille sisu on, et meil on niisugune tore sihtkoht, kus sa saad aja maha võtta rahulikult, sa ei pea tormama, sa ei pea kiirustama, et ole nagu mõnus, aeglane loom ja tule naudi Eestis puhkust. Eelmisel aastal näiteks oli Lätis kampaania nägu Läti rallisõitja, ma nüüd nime ei suuda öelda, kindlasti keegi saab aidata mind. Jah, ilmselt küll seesama, kes ütles, et tema käib Eestis puhkamas, kuna siin saab tema Ott Tänakuga aega mööda sõita, et ei pea kihutama nagu Lätis ja see sai ka väga-väga toreda sooja vastuvõttu Lätist. Ma kahtlustan, et heli meil jätkuvalt ei ole, aga ma selle visuaali näitan ikkagi ära, et hästi rahulikult läheb jutt, et tule Eestisse, et sa ei pea siin kiirustama ja meil on palju head kultuuri ja siit lehelt saad sa kõik need kultuuripakkumised kätte. Nii, Saksamaal on käimas praegu väga suuremahuline loodusturismi kampaania. Et võib-olla natuke taustaks ka öelda seda, et kui varasemalt oli Saksamaal Eesti ikkagi osa Baltikumi ringreisist, et mindi küll kenasti ka Tallinnast väljapoole, aga ööbimisi oli Eestis 2 või 1 ja siis mindi edasi Lätti või Leetu,
siis Saksa turul on toimunud täiesti fundamentaalne muutus, kus kuskil 15-16 väga tugevat ja suurt reisikorraldajat on teinud Eestist nii-öelda monodestinatsiooni toote. Mis tähendab seda, et kuna nad on ka kestlikud reisijad, et nende programmi pikkus on 10 päeva, 12 päeva ja see veedetakse kõik Eestis. Siin on siis pikalt ööbimisi. Nad kõik lähevad Tallinnast väljapoole ja loodus on number 1, mida nad siis tarbida tahavad moel või teisel. Et on tuure, mis lähevad ainult läbi rahvusparkide, on tuure, mis läheb mööda rabasid, mööda erinevaid, ühesõnaga hästi lai diapasoon. Ja Saksamaal, mis on selline jälle keerulisem pool, on see, et seal on väga tugevalt meedias selline sõjameelestatus või ütleme kaitsekulutuste kasv ja kõik see pool. Ja et mõneti ütleme nii, et see reisisektor on nagu väga valmis siia tulema ja kes on käinud fämmidel ka teavad, et siin on väga okei, siin elu läheb kenasti edasi, aga lõpptarbijal hulgas on ikka tuntav selline hirm. Nii et me võtsime sellest ajendatuna kampaania näoks ühe Eestis elava saksa proua, kes siis räägib omaenda rahvuskaaslastele, miks ta siin on, miks talle siin meeldib ja miks tal on siin, miks ta kõiki neid siia kutsub siia kogema. Et jah, võtab neid hirme maha, et mitte öeldes otsesõnu, et siin on turvaline, et tulge, vaid ta räägibki läbi sündmuste ja läbi selle põnevuse, mida Eestis kogeda saab, et miks ta siit kunagi kindlasti ära kolida ei taha ja kuidas siin on väga, väga hea elada. Nii. Ma saadan need slaidid ka pärast järgi, nii et siis saab heliga hiljem järgi vaadata. Ja meil on ka selline uuenduslik kampaania 4 turul käimas praegu. Jälle fookuses on loodus, et nagu me teame, kampaania mõõtmine on selline tänamatu töö. Et ühest küljest kõik need näitamiste arvud ja klikkide arvud on kena kokku lugeda küll. Palju teie kodulehtedele läks läbi kampaania kliente ja nii edasi, aga täpselt kui palju ikkagi neid siis siia tuli, et seda on väga keeruline öelda. Aga on selline suur metaplatvorm nagu Amadeus, kes haldab siis maailma põhimõtteliselt kõiki, nii odavlennu kui ka tavalennufirmade broneeringuid, kellega meil on ka koostunud aasta aega juba, me saame nende käest datat ja nemad pakkusid välja sellise tööriista, mis siis väidetavalt mõõdab väga täpselt ära, et kas see inimene, kes näeb kampaania klikki, ka jõuab, ka ostab, teeb selle pileti ostu ära. Nii et see on meil praegu piloodina käimas. Ma ise olen ka hästi põnevil, et mis on need tulemused. See on loomulikult kallim kampaania kõvasti võrreldes tavalise, selle standardsemaga. Aga lootus on suur, et me saame ka öelda siis väga klaarid numbrid, et kuidas siis see kampaania läks. Ja teisel poolaastal on see kampaaniate line-up täpselt sama tihe, et Soomes tuleb meil toiduteemaline, Lätis läheb spa ja heaolu fookusesse, Rootsis kultuur ja Leedus Poolas ilmselt tuleb loodusteemaline kampaania, seda kopit me natuke veel siin tutkime, otsime, vaatame. Ja loomulikult siis juba traditsiooniks saanud talvekampaania, kus on ka väga suur kandev roll, on just nimelt loodustootel, aktiivsel puhkusel. Ja ma arvan, et siin on väga head uudised ka lisandunud lendude osas, näiteks UK-st, kus on väga suur huvi just aktiivse puhkuse vastu. Aga lendudega on seisukene kehva, et neil hakkab detsembris lendama Jet2, mis on siis selline reisikorraldaja / lennuliin ja prognoosivad, et toovad detsembrikuus Tallinnasse või üldse Eestisse 5-7 tuhat lisanduvat reisijat. Nii et lendude situatsioon on läinud ka paremaks. Ma vaatan, mul aeg läheb hästi otsa, et ma natuke kiirustan. Pressireisid, selline vanakooli tööriist töötab üli hästi, et ma arvan, et ühest küljest me teemegi tõhusat tööd B2B segmendiga, et oleks paketid müügis, aga et see nõudlus järgi tuleks, et osataks küsida, siis on pressireisid hädavajalik asi, mida kõrvale teha. Ja need on need reisid, mis praegu meil on nii-öelda kinnitatud, aga see list reeglina aasta jooksul läheb topelt nii suureks. Nii et ja huvi tõesti Eesti vastu turgudel on suur, et kui varasemalt oli, et me ise pidime kutsuma, palume praegu ikkagi me valideerime ja toome Eestis nii-öelda top tier väljaanded ainult valdavalt, kes tõesti on suure lugejaskonnaga ja väga hea nähtavusega. Suurematest kommunikatsiooniprojektidest ka, mis see aasta tulevad, Bethany Hughes ilmselt ei ole võõras nimi, et väga suure vaadatavusega teleajakirjanik ja ta ise nii-öelda armus Eestisse oma esimesel käigul siin, kui tehti esimene osa siis tema telesaatest ja pakkus välja, et me teeme teise veel. Nii et osa sellest on juba filmitud, osa on veel tulemas ja läheb uuesti siis põhimõtteliselt üle maailma telekanalitesse. Stockholmis teeme üle pika aja sellise offline ürituse, teeme linnafestivali, selle fookus on küll Tallinn sel korral, et Rootsi teatavasti on üsna keeruline turg ja läheme step by step seal.
et fookuses on see Eesti toit, Eesti kultuur, meil on seal kohal Noep, Eesti esinejad, parimad toidupakkujad, et selline 2-päevane event. Saksamaalt tuleb kohale Tim Mätzer, kes teeb toidusaateseeria. Jimmy Nelson, maailmakuulus fotograaf, on laulupeal Eestis pildistamas meie rahvariideid ja tegemas sellest näitusi. Ja oleme ka otsustanud, et kuna see Guinessi saunateemal rekord tegelikult läks väga kenasti ja sauna temaatika on meil ikkagi väga-väga olemas. Meil on hea toode siin olemas, et me jätkame ka sauna fookusesse võtmisega järgmistel aastatel. Nii et siin kindlasti tuleb ka korralik kommunikatsiooniplaan taha ja Guinessi rekordit enam püüdma ei lähe, see on meil olemas, aga et sellel teemal siin teatud turgudel nagu näiteks UK, nagu kindlasti Rootsi, ka Saksamaa, miks mitte ka Soome tegelikult, kes on ka suured saunafännid. Et koos seda sõnumit ka ikkagi võimendada nii palju, kui me saame. Nii, FAM-reisid. Panin see sellise vaate eelmisel aastal Eestis käinud FAM-reisidest. Et nagu näha, numbrid on väga-väga kenad. Sel aastal see pilt tuleb samasugune. Et huvi FAM-ide vastu on suur. Tallinnas loomulikult see on värav, eks ole, numbrid on kõige suuremad, aga kõik regioonid tegelikult on päris kenasti neid FAM-reisi saanud. Aasta-aastalt see pisut erineb ka, et meil on fookuses kord on saared rohkem, kord on Lõuna-Eesti ja nii edasi. Ja alati küsitakse ka hästi palju, et mis siis on see mudel, et kuidas te otsustate, need FAM-id on siuke magus saak, et siin tegelikult ei olegi sellist must-valget mudelit, et võt nüüd nii teeme, et ta on hästi orgaaniline töö. Et loomulikult me jälgime seda, et kui näiteks Saksamaalt on käinud Hiiumaal üks suvi FAM-reis, siis järgmine aasta see Saksa FAM läheb kuskile mujale. Üritused on need, mis hästi palju programme tegelikult mõjutavad, et üritused üldse tõmbavad hästi palju motivatsiooniks suureks. Ja järjest rohkem me näeme ka seda, et kui välisturu tootejuht on võtnud selle aja, et tulla Eestisse, siis tal on omal ka päris hea ülevaade juba, mida Eesti pakub ja ta ise ka üsna palju tegelikult dirigeerib, et mida ta kogeda tahaks ja mida tema klient osta võiks. Ja panin siia ka väikese sellise feedbacki, mida ma korjasin siis välisostjatelt, et meie FAM-ide kohta just ettevõtja vaatest, et mis on soovitused. Et kiiresti head FAM-i teha pole võimalik, vähemalt pool aastat, sellepärast et vastasel korral te ei saa siia seda inimest, keda te tahate, te ei saa siia tootejuhti. Saate siia sellise pool motivatsioonireisija, kes lihtsalt vaatab, ütleb, väga tore on, aga tema ei ole otsustaja. See ABC hügieenitase, et oleks koduleht inglise keeles, et oleks broneeritav, et ikkagi liialt palju saame seda feedbacki, et toode oli imeline ja kõik oli väga tore, aga ma ei saa seda broneerida, ma ei saa kätte seda ettevõtjat hiljem. Et sellest on hästi kahju, et on suur vaev ära nähtud meie kõigi poolt ja siis ta lihtsalt läheb vett vedama, et ta ei saa enam ühendust. Ja ühesõnaga, sellest slaidist me räägime täpsemalt juba, kui meil on eraldi FAM-i teemaline webinar, ma arvan, muidu aeg läheb nii otsa. Ma tahtsin mainida paari sõnaga ka liinifondi tegevusi, mis on ka meil hästi suured laual, et teatavasti otseühendused on A ja O. Kui neid on vähe, siis turism Eestisse ei tule. Nii, piltadus. Et tegelikult, kui vaadata nüüd sihtkohtade nimekirja, kuhu või kust kohast saab Eestist tulla, siis see ei ole üldsegi väike, 40 sihtkohta. Aga millega meil on tõesti probleeme, on sagedused. Nii et liinifond on siis eraldi eelarve lennufirmade toetamiseks, nendega koos turundustegevuse tegemiseks, et nad hoiaksid ja tõhustaksid, tihendaksid oma liine Eestisse. Nii et see on siis sellise giidi all ja siin on ka siis nimekiri, mis liinidega, mis lennufirmadega me sel aastal koostööd teeme. Kõik see kindlasti ei realiseeru, kuna raha ei ole nii palju, aga need on need, kellega läbirääkimised toimuvad ja võib-olla loodusturismi vaatest on väga oluline oleks saada see British Airways, et jällegi, et Londonist hetkel on lendamas 3 lennufirmat, aga kui minna sinna sisse süvitsi, nad kõik on eraldi lennujaamadest üsna sellise kaootilise graafikuga, et sinna peale mingit toodet üles ehitada reisikorraldaja hetkel ei saa. Ja Jet2, eks ole, siis on, kes hakkab kindlasti juba lendama täiesti uue liinina Manchester, Liverpool, Edinburgh, 4 oli veel juures. Hetkel jääb vastuse võlgu, et nemad tulevad just talvehooajaks siia ja väga loodushuvilised. Et selle mõttes on kindlasti UK turult talveks lisa tulemas. Kuidas kõigi sellega nüüd kaasas käia, infot saada, kampaaniasse saada? Et see on ka kindlasti teil tuttav, aga panen selle slaidi siia, et meie veeb. Et siin tasub kindlasti olla aktiivne, panna ennast sinna kirja. Nii pidi saate enda kampaaniatesse sisse.
meil on ka väga mingid tööriistad tulemas, kuidas saab ise vaadata, kui palju on tulnud teie kodulehele visiti kontakte, uurimisi, et kõik see pool on hästi mühinaga kasvab. Ja panin ka sellise slaidi siia, kus näha, et tegelikult pea kolmandik, on päringud on loodusturismi kohta meie veebis. Nii et sealt väga palju otsitakse selle kohta infot. Ja siin lõpus on kõik olulised linkid, kus kõike seda kraami, mida ma rääkisin, rohkem veel saab ise siis järgi uurida. Esitlused, fotopank, meie kampaaniate info, statistika, üritused, nii et kõik saab siis ise edasi tutkida. Kuna mul aeg on juba üle, siis ma lõpetan. Suur aitäh! Meil on nüüd käes see aeg, et jõuame kiiresti küsida ka mõned küsimused, kui on publiku seas tekkinud, sest muidu ma küsin ise, mis see FAM on ja siis me räägime siin veel pool tundi. Nii et näed, juba olemas. Mis FAM on? FAM on Familiarization Trip, et me eristame pressireis ajakirjanikele ja FAM-reis on reisikorraldajatele. Sisu poolest on erinevad selles mõttes, et pressireis on ilusa visuaaliga, seal on aega pildistamiseks, peab kindlasti olema ilus ilm. FAM on pigem tehniline, nemad tahavad just, et vihma sajaks, oleks mudane, ta näeks päris toodet. Nii et FAM-id saavad toimuda igal ajal, iga ilmaga. Nii, siia küsimus, ma kardan natuke, ma vaatan, mis sealt tuleb. Jah, karda. Et küsimus selline, et siin oli erinevatest turgudest juttu, aga et paljudel loodusturismi ettevõtjatel toovad Leedu reisikorraldajad tunduvalt rohkem sakslasi või Lääne-Eurooplasi kui Eesti reisikorraldajad. Kas on plaanis teha midagi ühiselt ka Leedu ja lätlastega kampaaniat või õppida leedukatelt kuidagi, et Leedu turismifirmad kuidagi koolitaksid Eesti reisikorraldajaid, kuidas see võimalik on, et leedukad saavad Eestit edukalt müüa, aga eestlased nii edukalt ei suuda. Ja ma olen sinuga väga päri, see olukord tõesti selline on ja me oleme ka ETFL-iga sellest päris pikalt rääkinud, et kui me teeme näiteks workshoppe, siis Eesti reisikorraldajad ei tule välisturule välja ja see on murekoht. Ja kuidas me seda õgvendame ongi see, et me teeme tegelikult FAM-reise suunatult Leedu reisikorraldajatele. Et selle peale on ETFL, ütlen ausalt, meie peale pisut pahane, et me nagu sööme natuke nende leiba ära. Aga kui rääkida laiemas plaanis, siis just nimelt edukate siia toomise kaudu ju saavad tulu loodusturismi ettevõtjad, hotellid, atraktsioonid, transpordifirmad, et paraku nii see on. Et nemad nagu ei ole turult nii-öelda, padunud pole vale sõna, aga nad on olnud jõulisemalt välisturgudel väljas ja nende mahud on ka suuremad ja mida ütleb Eesti reisisektorite hinnad on tegelikult madalamad. Et ilmselt seal ongi see võti, miks pärast pigem siis näiteks mingi Saksa suur vahendaja võtab pigem leedukate käest kui Eesti käest. Aga vastus su küsimusele jaa, et tegelikult meil on aastas kuskil 3-4 FAM-i Leedu ja Läti reisikorraldajatele ja mitte neile, kes toovad selle lätlasi leedukaid, vaid just neid, kes toovad Leedu reisikorraldajana siia sakslasi, itaallasi, britte ja edasi. Et nendega me tegeleme päris tõhusalt ja nad on väga tänulikud, kuna nende info on reeglina kipub olema vahest üsna iganenud. Aitäh! Kiirelt, kas on veel küsimusi? Ei ole. Väga hea. Nii. Aga me jätame Kristiina Kästiku siia veel alles, nii et tema saab tulla nööpi keerama ja küsima oma küsimused. Vabandame sujuvalt ka tehniliste probleemide tõttu, aga kuna maailmas peab olema ikkagi tasakaal, siis meie näiteks oma mikrofonidele saime ühe tule juurde, nii et kõik on praegu hästi. Üldiselt segavad siit ruumis asju väitsi peas olevad lained. Teeme Kristiinale suure aplausi veel, aitäh! Ja